Arvutitark alustab. Tere! Täna on meil plaanis rääkida pikemalt nutiseadmete kaitsest, nende turvalisusest ja samuti tutvustame teile üht uuenduslikku õhus rippuvat virtuaalset ekraani. Lisaks räägime droonidest, mida Eestis üha rohkem lennutatakse. Kõigepealt aga seame sammud, kui nii võib öelda, sertifitseerimiskeskuse aastakonverentsile, mis eelmisel nädalal teoks sai. Põhiteemaks loomulikult mobiil-ID, mis Eestis üha rohkem levinud ja kõige tähtsamaks selle juures siis turvalisus. Meie rääkisime sertifitseerimiskeskuse juhi Kalev Pihliga sellest, mida kujutab endast üleriigiline suur projekt Nutikaitse 2017. Sertifitseerimiskeskus väljastab sertifikaate riiklikele isikut tõendavatele dokumentidele nagu ID-kaart, elamisluba, digi-ID ja mobiil-ID. Kui viimasel ajal on suure tähelepanu all just mobiil-ID oma võimaluste ja turvalisusega, siis laiemalt on see ühtlasi osa eelmisel aastal algatatud projektist Nutikaitse 2017. Projekti eesmärk on teadvustada nutiseadmete turvalist kasutamist, töötada välja mobiil-ID edasiarendus ning tõsta mobiil-ID kasutajate arvu 2017. aasta lõpuks 300 000-ni. Eelmisel nädalal toimunud sertifitseerimiskeskuse aastakonverentsil olid Nutikaitse 2017 arengud ja ettevõtmised taas teemaks. Kas tavatarbija tasemel ei teki sellist küsimust, et on Nutikaitse 2017, kujundatakse hoiakuid, teadlikkust, aga mida ma täna tegema pean, et kas siis täna võib elada ilma turvalisuseta või? Kui inimene nii mõtleks, siis me oleksime juba pool oma eesmärgist saavutanud. Ehk siis täna pigem esimene küsimus see, et kas sa üldse mõtled turvalisuse peale tavainimesena, et kas ei ole mitte läinud ühiskond sellise tarbija nagu mentaliteediga lihtsalt kaasa, et kui on võimalik tarbida, siis tarbime, küll keegi tegeleb nende halbade asjadega ka, ehk on ju olemas igasugused institutsioonid, politseisse saan kaevelda, kui mingi probleem tekib ja sellega on mu nagu riskid maandatud. Et ma arvan, et see inimese teadlikkus, et just, et mida ma ise pean tegema, et see vastutuse võtmine endale, see küsimus ise, et kas ma pean elama turvalisuseta, on juba väga õige küsimus, kui see tuleb inimese pähe. Milline teie sõnum on, et teie sellest nutikaitsest ja teistestki turvalisuse valdkondades nagu aspektidest räägite erinevatel koosviibimistel, konverentsidel, aga praegu just tavatarbijale suunatud, et mis selle nutikaitsega seoses siis kõlama peab jääma? Kõige põhilisem on, mida täna võiks iga tarbija teada, et see on seade, mida võiks kuidagi kaitsta. See on esimene asi. Ehk siis ma arvan, et ikka veel me võime võtta pooled seadmed lahti sedasi, et me võtame ta kätte ja liigutame näppu selle ekraani peale, me saame selle seadme sisse. Ja kui sinna seadme sisse saab, siis leppigem kokku, et seal siis ei ole midagi, et sellega ei saa kõnesid teha, sellega ei saa nagu sõnumeid saata, sellega ei saa teile tekitada esmalt telefoniarvet, mis on sadades eurodes. Et kui see on selline telefon, siis tehke seda lahti nii, kuidas tahate. Kui see on telefon, mis on seotud mingisuguse arveldusmehhanismiga, siis uskuge, et on inimesi, kes tahavad seda arvet teie jaoks suurendada. Teine asi, kui me räägime rakenduste sellisest hea ja pahatahtlikkusest, siis jällegi rakenduste kohta on palju informatsiooni olemas, tõepoolest otsige seda informatsiooni, vaadake enne, kui te mingisuguse rakenduse lingi võtate ja selle installeerite endale sinna nutiseadmesse. Natuke uurige, et kes seda enne on kasutanud ja mis nad sellest arvanud on. Et enamasti ei pea olema see pilootkasutaja, kes esimese asja kasutusele võtab. Et kui te võtate esimesena midagi kasutusele, siis olge kindlad, et see on kellegi sõbra poolt tehtud, et seal ei ole väga sellist head garantiid teile võimalik anda, et see teiega midagi halba ei tee. Kui me räägime Nutikaitse 2017, siis kaugel see projekt praegu on ja mis selle lõplik eesmärk ikkagi on? Selle projektiga on niimoodi, et me oleme seda aasta aega juba vaikselt sussitanud, käima läinud ja me oleme detsembris välja tulemas sellise rakendusuuringu, mis ütleb, et kus me ühiskonnana oleme nutiturvalisusega, millised on inimeste hoiakud, kus on need kohad, mida võiks võib-olla parandada, kus on juba väga hästi Eesti ühiskonnas. Ja 2017 eesmärk ongi see, et me suudaksime viia ühiskonna ikkagi üldiselt sellisesse seisu, kus inimesed kasutavad teadlikult oma nutiseadmeid ja võtavad riske teadlikult nutiseadmetega või siis väldivad riske teadlikult nutiseadmetega, et ka liigne riskide vältimine või selline eitus on samavõrra halb kui liigne nagu usaldamine. Oktoobrikuu oli Euroopa Liidus kuulutatud küberturvalisuse kuuks. Nutikaitse 2017 korraldas sel ajal mobiil-ID teavituskampaania, sest nutiseadmetes on mobiil-ID turvaline viis enda tuvastamiseks ja digiallkirja andmiseks.
Samas tuleb tunnistada, et ega meil teadlikkusega selles vallas lood just kõige paremad ei ole. Hetkel sellised väga nagu numbrilisi näitajaid ei saa veel öelda, sest see uuring on just lõppenud, küsitlused, tulemusi alles korjatakse kokku, aga nii inimeste tagasiside pealt võib öelda, et kuidas nutiturvalisusega praegu on, siis nutiseadmed on taaskord selline suur, tore sotsiaalne eksperiment, kus perekonnad saavad kokku ja arutlevad omavahel, et kuidas asju paremini teha, sest kui sa ei tea, mida teha, siis esimesed sellised inimesed, kelle poole pöörutakse, on lapsed, emad, isad, vanemad, vanaisad või siis tädid, onud, kes on nii-öelda kuulutatud targaks. Eriti lapsed vist tänapäeval, jah? Ja paraku küll on niimoodi, et lapsed uuringu kiire kokkuvõtte põhjal on raske öelda, et kui vanad lapsed on. Aga igaüks oma laste kohta ütleb, et lapsed on targad, ütleme see nii. Aga Nutikaitse 2017, et sellel on koostööpartnerid hästi palju või see platvorm on väga nimederikas, jääb mulje, et kõik teenusepakkujad, kõik vähegi infotehnoloogia valdkonnaga kokku puutuvad ettevõtted on kaasa tulnud, et milline see nende roll on? Täna see kaasatulek on eelkõige mobiilioperaatorite poole pealt, riigi poole pealt on siis infotehnoloogia esindajad olemas, aga ma arvan, et arendusettevõtjaid ja selliseid mõjutavaid organisatsioone on tegelikult veel ja neid kindlasti kõik ei ole veel nagu kaasa tulnud meie initsiatiiviga. Ja me loodame, et just see rakendusuuring paneb rohkem mõtlema selle peale, et mis tegelikult ühiskonnas juhtub ja kas sinna peaks nagu ka ettevõtjad panustama oma aega, raha. Et täna on nüüd kampaaniate käigus sellise ühekordsete initsiatiivide puhul paljud e-teenuse pakkujad tulnud kaasa, siis Eesti Energia ja sellised pangad, eks ole, on meil projektis kaasas ka väga aktiivselt ja selliseid initsiatiivikaid ettevõtteid on, aga kindlasti saaks neid olla veel palju-palju rohkem. Ei saa öelda, et kõik on paadis, et kõik sõidavad ühes suunas. No kõik need, kes on paadis, need aitavad siis sellise imagoloogilise kujundi loomisele kaasa antud hetkel või toetavad seda kuidagi ressurssidega või? Nii seda kui teist, eks ole, on nii neid, kes toetavad ressurssidega kui neid, kes toetavad lihtsalt sellega, et oma mõjuvõimu siis rakendavad selleks, et ühiskondlikku arvamust kujundada. Et ühiskondlik arvamus on see, mida me üritame selle projektiga eelkõige mõjutada. Nüüd on meil põhjus teile tutvustada üht leiutist või uuendust virtuaalsete ekraanide maailmast. Poolakatest insenerid on välja tulnud väga põneva lahendusega nimega Auroekraan. See on väga palju huvi tekitanud ja võiks öelda, et tegu on lausa hologramm-ekraaniga, aga sellest kohe lähemalt. At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation had become the largest commercial entity in the United States. Poola inseneride loodud uus interaktiivne ekraan kujutab endast innovaatilist veeaurul põhinevat kihti, kuhu saab projekteerida erinevaid kujundeid. Esmapilgul tundub, et uuendus on pärit ulmemaailmast. Samas kinnitavad LDS-ekraani loojad ehk Leia Display Systemsi insenerid, et tavalised uuendused tavapärase tehnoloogia kasutamisel on aidanud ekraanide kasutust oluliselt põnevamaks muuta. Ühtlasi võib juba praegu öelda, et huvi selliste ekraanide vastu on päris suur. Leia Display Systems to są urządzenia, które pozwalają na wyświetlanie obrazów w powietrzu. To takie urządzenia, które przenoszą efekty specjalne znane dotychczas z filmów science fiction do rzeczywistości. LDS-ekraanide vastu on huvi tundnud mitmed muuseumid, ka multimeedia professionaalid ning teatrikunstnikud on sellest auroekraanist vaimustuses. Võib eeldada, et ekraan leiab kiirelt rakendust ning kogub populaarsust. Nasze urządzenia emitują taką bardzo cienką warstwę pary wodnej, która staje się nośnikiem obrazu. To jest taka warstwa, na której można wyświetlić obraz zwykłym projektorem multimedialnym, a jednocześnie daje się przez nią przejść, przełożyć rękę i obraz, który na niej wyświetlamy, wydaje się wisieć w powietrzu. Nasze urządzenia są interaktywne, to znaczy zachowują się jak gigantyczny ekran dotykowy. Dzięki temu możemy ruszać obrazem, możemy wprawić go w ruch, możemy zrobić prosty quiz, bądź sprawić, że obraz zareaguje na ruch użytkownika. Osiągamy to dzięki czujnikom, które stoją za ekranem i śledzą ruchy użytkownika. Tõenäoliselt ei ole uuendus kodu kasutajale mõeldud. See-eest üritusturunduse ja multimeedia valdkonna inimesed on sellest väga huvitatud, kuigi mine tea, võib-olla tulevikus leiab kasutust ka kodudes.
thing that can happen to your totally new device is breaking the glass most likely. If you just bought the device for €400, in 2 weeks you drop the device, your screen is broken, you need to replace that, you don't want to lose the warranty, you really have to go to authorized service center, so the costs will be between €200 and €300. So starting from last Friday, Samsung is offering free of charge 1 year screen insurance for our best models. S5, Note 4, Alpha, Tab S devices, and Zoom devices. This is really free of charge. The only thing you need to do to use that offer is to register your device, your new device, using the mobile application. You have to download that application. You say, okay, this is my new device, I'm registering, that's all. For S5, this is valid 1 month from purchase. For other devices, it's valid for new devices, newly purchased devices. So in principle, there will be some, if you need to fix the device, there will be some fee applied. For the first time, it's €30 franchise. For the second, it's €50 franchise. But that's, we also want to protect ourselves. And the scenario we want to protect is that, well, I have scratched my screen, I don't like it anymore, I will drop the device, and they will replace me the screen for free. So that's why €30 is okay from my point of view. Saate alguses käisime mobiili-ID-le pühendatud sertifitseerimiskeskuse konverentsil ja kui aus olla, siis on meil üks lugu sealt veel üles võetud. See ei ole küll seotud otseselt mobiili-ID-ga, aga infotehnoloogia valdkonnaga siiski. Jutu tuleb droonidest, nutitelefonide või nutiseadmetega juhitavad lendavad objektid, mille abil pildistatakse ja filmitakse väga põnevaid kaadreid. Ja vaatame nüüd neid kohe lähemalt. Milline see teie Kroonia kasutuse valdkond eelkõige on, et see on filmimine või see on piltide tegemine või mingisuguste võib-olla ülevalt vaadete vajalike topograafiliste kaartide korraldamine, et millega te kõige rohkem tegelete? Umbes, ma arvan, üle poole meie klientidest või koostööpartneritest on reklaamitegijad, kes siis kasutavad kaadreid, kas linna siuksed üldisemad vaated või mingisugused objektid, ütleme niimoodi. Siis mingisugune osa on fotod, kinnisvarabürood või siis inimesed tahavad mingisugust oma maatükist ülevalt vaadet saada. Kõige põnevam case oli vist, kui inimene tegi metsaraiet ja siis ülevalt me pildistasime, ta luges kännud üle, et kui palju seal siis, see oli tegelikult mingi ebaseaduslik metsaraie, siis ta luges mitu puud tal tegelikult ära varastat. Ja nüüd me oleme osalenud ka mängufilmide võtetel. Kopli kinokampanii teeb ühte Tiibadete bürood, üks must komöödia, kus me kalendisime nende jaoks, tegime kaadreid. Ja siis me teeme muidugi lõbulende iseenda jaoks, mis on väga oluline osa igast tööst, et oleks lõbus. No kui te alustasite, kas siis oli niimoodi, et see konkurents oli ikka natukene nagu hõredam või kuidas see praegu viimasel ajal muutunud on üldse droonide pakkumine? Mina alustasin niisuguse hobilendamisega ja hobifilmimisega, ma arvan, mingi 4 või 5 aastat tagasi. Nüüd, kas nüüd konkurents kindlasti on, aga me üritame keskenduda sellele, mis me ise teeme, mitte niivõrd vaadata, kui palju keegi teine midagi teeb või üritada konkureerida. Me üritame ikka sõbrad olla. Alati see ei õnnestu, aga üritame. Kuidas teile tundub, kui populaarne see droonindus või droonide kasutamine meil praegu üldse on? Tehnoloogiliselt need asjad on väga kiiresti arenemas praegu, mis tähendab, et need kasutuslihtsus on viidud sinna, et minu 7-aastane tütar oskab nüüd lennutada on võib-olla liiga palju öelda, aga ta ei satu paanikasse, ta saab seda aparaati nagu kontrollida ja see näitab ära, miks need nii populaarseks läheb. Kasutuslihtsus.
Selle lihtsuse kõrval on aga see turvalisus võib-olla mõnikord jäänud natukene tähelepanuta, et viimasel ajal on palju räägitud sellest, et liiga uljalt kiputakse kasutama just oskamatute inimeste poolt. Ja see on ka põhjus, miks Lennuamet nüüd kehtestas teatud reeglid, kuidas, kus, kui palju võib lennata. Ja see on minu meelest täiesti tervitatav, kuna tõepoolest inimesed, kui on lihtne, siis ei anta endale aru, et tegelikult see asi võib ära lennata, ta võib viga teha, ta võib segada, päris lennukit tegelikult, kui vales kohas nüüd sellega õhku minna. Aga ma arvan, nagu iga asjaga, on oma ohud, eks me õpime, eks me areneme ja mingi hetk see nagu stabiliseerub, normaliseerub. Kuivõrd see valdkond on kujunemas selliseks hobivaldkonnaks, mille vastu rohkem huvi tuntakse või võib-olla millest on saamas nagu jõulisem meelelahutus? Me just näitasime siin konverentsil ka ühte videot, kus on, võib öelda, et siuke nagu väike sport, kus sa lennutadki neid kopterid nagu kiiruse peale ja siis võistled oma sõpradega, et see näeb õudselt lahe välja. Et see küll nõuab natuke rohkem õppimist, et võib-olla ta ei ole seepärast nii populaarne, sest treeni tuleb teha la. Aga ma arvan, mingi hetk on see täitsa kujunemas siukseks spordiks ja ma tean, et kusagil Prantsusmaal on mingid siuksed võistlusega korraldatud ümber. Ja samas filmimine ja pildistamine, see on vist aina rohkem rakendust leidab sealt ülevalt. Ja, nüüd ma arvan, et on kujunemas siuke olukord, et tegelikult kui ütleme niimoodi, mulle meeldis see sõna, aga see on niisugune trend praegult, et tegelikult kui tehakse reklaami, filmi, mingit imagoklippi või midagi sellist, siis mõned aerokaadrid võiksid seal sees olla. See lisab täiesti teise nurga, see lisab niisugust dünaamilist pildile, et on alati lahe, kui on natuke kõrgemalt mingit asja näidata. Võimalused on lihtsalt selleks praegu olemas. Aga mida te inimesena, kes seda ala nüüd ikkagi tunneb professionaalse poole pealt, soovitaksite neile, kes juba mõni aeg mõtlevad, et tahaks midagi selle drooniga teha, et kust alustada või mida teha? Alustama peab kindlasti õppimisest. Ja ma isiklikult, kui ma praegu peaksin alustama, siis ma ostaksin kõige odavama, kõige võib-olla lihtsama ja hakkaksin õppima selle lennutamist. See on kõikidest raadiotelejuhitust mudelitest on see kõige keerulisem, kuna ta liigub nii mitmes nagu suunas ja see võib ette taha igale poole. Ja selle kontrollimine õhus on tegelikult üsna oluline. Küll need igasugused abivahendid, GPS-id, kompassid, mis iganes veel on neil küljes, teevad selle asja tunduvalt lihtsamaks. Siis sellis kriitilises olukorras on alati nagu väga oluline, et sa oskad reaalselt seda juhtida. Ja see on ka asi, et alustad kõige lihtsamaga, kõige odavama, lõhud selle 3-4 korda ära, parandad, saad aru, kuidas töötab, lendad paremini, ostad kallima, nagu iga asjaga, areneb. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions didn't let go in so much space. Out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Tänased teemad peaaegu kõik läbi käidud. Jäänud on veel vaid arvutimängude rubriik. Uusi põnevaid arvutimänge tutvustab meile vana tuttav GameStarist Jaanus Kukk. Tervelt 7,9 miljonit mängurit kasutab Sony mängupõhist keskkonda PlayStation Plus.
PlayStation Plus annab PlayStation 3, PlayStation 4 ja PlayStation 5 omanikele igakuiselt tasuta mänge, lisasoodustusi ja PlayStation 4 omanikele võimaluse teiste mängijatega võrdus mängimiseks. See, kui paljud neist on PlayStation 4 kasutajad, jääb hetkel veel saladuseks. Nintendo kaotab regiooni lugud. Nintendo Wii U ja Nintendo 3DS on ainsad tootmises olevad regionaalsete piirangutega mängukonsoolid. Uued tuuled peaksid vabastama Nintendo Wii U ja 3DS-i regiooni piirangutest ja siduma Jaapani, Põhja-Ameerika, Euroopa, Austraalia ning Aasia üheks tervikuks. Juba järgmine nädal näevad ilmavalgust selle sügise 2 kõige oodatumaid action-mängu Far Cry 4 ja GTA 5 ehk Grand Theft Auto 5. Seiklusmäru Far Cry 4 viib mängija mägisesse Himaalajasse. Sinu taevalaotuse piirimail asub sünnipaik Kirat on metsiku ja vägivaldse diktaatori ikke all ja kodusõja keerises. Asu Nepaalist kohalikuna täitma oma esivanemate viimast soovi ja kukuta julm isevalitseja Bagan Min. Avasta ja seikle mööda suurt avatud maailma, kus oht ja üllatused on sinu igapäevaseks kaaslaseks. Valluta kindluseid ja baase, ratsutades 6-tonnise elevandiga või kasuta kiiremaks edasiliikumiseks liuglemiskostüümi või helikopterit. Mägiplatool asuv Kirat on traditsioonide, vägivalla ja metsiku looduse rüppest päästjat oodatud paik, kus määravaks on otsused ja iga sekund on eraldi lugu. Tere tulemast Kiratti! GTA 5 ehk Grand Theft Auto 5 on sarja ambitsioonikaim ja alates 18. novembrist mängitava PlayStation 4 ja Xbox One mängukonsoolidel. Staari hakatistest, kuulsustest ja kuludest kubisev Los Santos tutvustab meile 3 väga erinevat kriminaali, Michael, Franklin ja Trevor. Mängijana saad olla endine tänavajõugu liige Frank, ex-fang Michael või vägivaldne psühhopaat Trevor. GTA 5 ehk Grand Theft Auto 5 sisaldab PlayStation 4 ja Xbox One'il mitmeid uusi tehnilisi kui ka visuaalseid uuendusi. GTA 5 pakub rohkelt actionit, kihutamist ja adrenaliini rohket mänguelavust, sellest päikelises ja mägedest ning ookeanist ümbritsetud virtuaallinnastus Los Santos, a.k.a. Los Angeles. Tänane vaataja küsimus on, nimeta Far Cry 4 peategelase nimi. Õigeste vastanute vahel loosime välja selle Far Cry 4 T-särgi ja Assassin's Creed Rogue arvutile, PlayStation 3-le või Xbox 360-le, vastavalt võitja soovile. No peaaegu võib öelda, et aitäh vaatamast, aga meeldetuletuseks, et järgmine kord on meil siis kavas vaatajamäng ja vastake ikka küsimusele, mida äsja kuulsite. Vaatajamängule vastused saatke loomulikult aadressile tv@arvutitark.ee. Ja meeldetuletusena veel, et kui teil on küsimusi või ettepanekuid, siis need saatke ka ikka samale e-posti aadressile tv@arvutitark.ee. Ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Kõike kaunist!